sellest pilta, ma käisin ümber maja, ma ei tea, kas teised külalised panid tähele, siin on tavaehituse seisukohalt mingi jama majas, ühtegi kruvi ega naela ma ei leidnud. Millega tegemist? Jah, tegemist on välisvoodilooga endiselt. Tegemist on uue profiiliga, mis meie mõistes on uus või Eesti kontekstis, aga igal pool mujal maailmas juba päris levinud sai ta alguse tegelikult õige palju aastaid tagasi juba Prantsusmaalt, kus tegeleti aktiivselt viimistletud voodiloo tootmisega juba 25 aastat tagasi ja selgelt on sealsed puidutootjad meist nagu mitu sammu ees. Ja tänu sellele siis, kuna meie oleme aastaid aktiivselt Prantsusmaal turul tegutsenud ja tänaseks juba 4 aastat ka Prantsuse omanduses, Prantsuse puidutööstuse gruppi kuuluv ettevõte, siis meile on jõudnud ka päris palju sellist nõukogus siia. Ja see on selline toode, mille puhul jah tõesti, et kinnitusvahend ei jää nähtavale ja seetõttu ka siis ei ole igasuguseid ilmastikukahjusid, lisaks sellele muidugi, et visuaalselt on see ilusam toode. Lisaks selle tootearenduse käigus, et värvi eluiga oleks selle toote peal pikem, on ka seda toodet ennast edasi arendatud, et igasugused servad, nurgad oleksid võimalikult kumerad, vesi hästi sealt maha voolaks ja värv hästi peal püsiks, et kõik on tehtud selleks, et see fassaad oleks võimalikult kaua ilus. Mainisid värvi ja värvi omadusi, et pöörama pilgu siis Teknose poole, teie käsi on siin mängus. Jaa, palju õnne ka minu poolt ja Teknose poolt Puumarketile. Väga kena on see tulemus, väga ilus. Ja tõsi ta on, et koostöös puidukojaga selle välisfassaadi juures on kasutatud Teknose värve ja see peaks nüüd andma neile niisuguse väga hea välimuse veel väga kauaks ajaks ja ilmastikukindluse ja kõik muud asjad. Nii, ma võtan siit korra üle jälle ja miks te nüüd siis ehitajate käest jupi tööd ära võtsite ja ei lase nendel siin maja värvida? Tahate kõik töö omale saada? Noh, tegelikult me üritasime lihtsalt oma heale kliendile võimalikult head asja pakkuda, et tuldi ju meie juurde alguses hoopis teise mõttega ja mindi meie juurest teise mõttega. Et kui me kuulsime, et Puumarket hakkab ehitama seda uut osakonda ja nad tahavad saada parimat asja, siis me panime oma majas ka pead kokku ja mõtlesime, et me siis üritame neid veenda ja pakkuda ka omalt poolt neile parima fassaadi lahenduse ja tundes Puumarketi inimesi, siis nad said aru, miks me neile nagu peale käime, et kasutage seda ja toda ja siis tegelikult lõpuks nad said aru, et tehases viimistletud laud esiteks on kontrollitud tingimustes värvitootja poolt ette antud kihipaksustega, kuivumisaegadega ja ükski ehitusobjektil tehtud viimistlus ei saa kahjuks nii-öelda kvaliteedis sellele vastata. Nii et selleks, et oleks tulemus parim, teete selle töö ära. Aga ma pööran taas pilgu siis siia sinu poole. Meelis alustas sellega siin puidukeskkonnas vähe selline verd tarretav ettevõtmine, et kohe tulega kallale. Kuidas seestpoolt siin viimistlus on tehtud, mis materjalid ja tegite ta nii-öelda tule mitte süttimise koha pealt paremast ka? Just. Et jah, et mitte ainult ei ole siin õdus ja ilus olla, vaid need siseseinad on kõik kaetud siis Teknose tuletõkke lakiga, mis siis hoiab ära siin põlemise ohu või kui siin midagi peaks juhtuma, et põlema minema, siis ta igal juhul hoiab seda väga pikalt tagasi, et ta kuhugi leegiga lahvatama ei lähe, nagu puidul muidu nii-öelda kavas on, et selles mõttes on ka Puumarket niisugune teeraja täna, et kui see tuletõkke värvi maailm, ütleme, et see on nagu niisugune tuleviku asi. Et täna on ta niisugune eksklusiivne, mitte eksklusiivne, vaid et tark omanik juba teeb, peaksid tegema koolid, lasteaiad, kõik ühisasutused.
aga ütleme nii, et 5-10 aasta pärast on see juba kohustuslik ilmselt juba igal uuel puitehitisel, et see on see, kuhu maailm liigub ja millega peame ka meie värvitootjana olema valmis. Võib-olla natukene sellest värvist nüüd veel, et ma sain aru, puidukoja rahvas kontrollitud tingimustes viimistleb laua ära, aga see värv iseenesest, kui kaua nüüd Puumarket võib rahulikult fassaadi vaadata enne järgmist värvimiskorda? No kui nüüd võtta see välisfassaad uuesti käsile, siis seal välisfassaadi puhul me ikka usume, et see aeg on kuskil vähemalt 10 aastat, et enne ei juhtu seal midagi ja kui võtta seest nüüd see tule värvinõuded, siis ka need on 10-aastased, et neid ei pea uuendama enne. Ja kui nüüd tõepoolest inimene ostab siit laua, mis ei ole eelviimistletud, siis viimistlemiseks tasub siit üle ukse astuda, jah? Just nii ta on, et meie Teknose inimesed kaotame siit sellelt majalt niisugust mõnusat sünergiat nüüd Tehnokolorile, meie heale jaemüüjale ja siit saab see klient siis minu arvates väga hea niisuguse kombo oma puidu ostmisele, puidu väärindamisele kõik ühe koha pealt. Ja viimane asi, mida ma sinu käest tahaksin küsida, et kas see uus, minu meelest väga kvaliteetsete omadustega laud, lisaks sellele, et ta on siin Puumarketi uue kaupluse seinas, ka Puumarketi ladudesse on jõudnud? Jah, tõesti, et tõenäoliselt tänu sellele, et see laud neile või ütleme, see toode neile nii palju meeldima hakkas, siis üpris kiiresti sai sellest ka Puumarketi tootesortimenti täiendust. Ja mis ma tahtsin võib-olla Marguse jutule lisada, et oli siin tuletõkkes teemaks ja see on selline võib-olla pooltoores info, aga me juba Puumarketi inimestega natukene kolmapäeval sellest rääkisime, et tõenäoliselt täna hästi palju tehakse seda tuletõkketööd ka ehitusobjektil ja on hästi palju selliseid väiksemaid tootjaid, kes pakuvad ka tuletõkke viimistlust. Tegelikult Eestis täna kellelgi ei ole nii-öelda süsteemi sertifikaati siis sõltumatu sertifitseerimisorganisatsiooni poolt ja suht suure tõenäosusega 2 nädala jooksul peaks olema siis Puidukoda esimene ettevõte Eestis, kes on sertifitseeritud tuletõkke viimistlusega voodilaudade tootja nii sise- kui välistingimustesse.